tere! Toora nädala peatükk Vaishev ja asus elama kirjeldab tuntud loo sellest, kuidas vennad müüsid Joosepi orjusesse Egiptusesse. Lugu algab sellest, kuidas Jakob saadab Joosepi uurima, kuidas läheb tema vendadel, kes läksid karjatama lambaid Sekemi. Jakob ütles Joosepile, mine nüüd ja vaata, kas su vendade ja lammastega on kõik hästi ja too mulle sõnumi tagasi. Siis Jakob saatis Joosepi Hebronist ja ta jõudis Sekemi. Rashi oma kommentaari seletab, et Joosep jõudis Sekemi kohta, mis oli määratud õnnetusteks. Seal rikkusid ennast Joosepi vennad, seal vägistati Diinad ja seal jagati 2 Taaveti kuningriiki. Rashi kommentaariga seoses tekivad järgmised küsimused. Milles seisab värsi ebaselgus, et Rashi peab seda üldse kommenteerima? Diina vägistamine eelnes Joosepi müügile. Miks Rashi ei loetle neid sündmusi kronoloogilises järjekorras? Ja kolmandaks, allikas traktaadi Sanhedrin, millel põhineb Rashi kommentaar, ütleb, et vennad müüsid seal ehk Sekemis Joosepi orjusesse. Miks siis Rashi kirjutab metafooriliselt, et Joosepi vennad rikkusid ennast sealt? Kõigepealt vastame 3. küsimusele. Rashi sõnul müüsid vennad Joosepi orjusesse Dotanis ja mitte Sekemis. Kui Joosep läks Sekemi oma vendasid otsima, kohtus ta meest, kes ütles talle, nad on sind lahkunud, ma kuulsin neid ütlemas, lähme Dotani. Nii läks Joosep oma vendadele järele ja leidis nad Dotanis. Seetõttu ei saa Rashi öelda, et vennad müüsid Joosepi orjusesse Sekemis, vaid ainult, et nad rikkusid ennast Sekemis. Nad hakkasid kavandama oma plaani Sekemis, kuid viisid selle ellu Dotanis. See viib meid küsimuseni, mida Rashi selles värsis käsitleb. Kui Sekem oli vaid peatus Joosepi teekonnal Dotani, miks siis paneb Toora nii suurt rõhku tema saabumisele Sekemi, lõpetades värsi sõnadega ja ta jõudis Sekemi. Oleks võinud mainida seda detaili muu hulgas. Öeldes, siis leidis mees teda ehk Joosepit ekseldes põllus ja küsis temalt, mida sa otsid. Lõpetades värsi sõnadega ja ta jõudis Sekemi, rõhutab Toora, et Joosepi saabumine Sekemi on oluline detail ülejäänud loo jaoks. Seetõttu selgitab Rashi, et Sekem oli koht, mis oli määratud õnnetuseks. See omab Joosepi loos keskset kohta, sest kõik tema õnnetused said alguse sealt. Seetõttu ütleb Rashi kõigepealt, et seal rikkusid ennast Joosepi vennad. Sellel kohal on tsentraalne roll Joosepi ebaõnnes. Ülejäänud 2 ebaõnne ehk Diina vägistamise ja Taaveti kuningriigi jagamise 2 mainib Rashi seetõttu, et need on seotud Joosepi enda õnnetusega. Varem Rashi kommenteeris, et Joosep laimas oma vendi, öeldes isale nende kohta 3 asja. Et vennad sõid elusloomade jäsemeid, et vennad alandasid Bilha ja Silpa poegi, kutsudes neid orjadeks, ja et vendasid kahtlustati keelatud suhetes. Tulemusena karistati Joosepit viisil, mis vastas tema laimule. Kuna Sekem oli koht, kus Joosepi ebaõnn algas, on see ka koht, mis oli määratud muudeks õnnetusteks, mis sarnasid Joosepi ebaõnnega. Vastavalt Joosepi süüdistusele, et vennad sõid elusloomade jäsemeid, mis on vägivallakuritegu, hakkasid vennad kavandama Joosepi surma Sekemis. Vastavalt Joosepi süüdistusele, et vendi kahtlustati keelatud suhetes, vägistati Diinad Sekemis. Vastavalt Joosepi süüdistusele, et vennad alandasid Bilha ja Silpa poegi, nimetades need orjadeks, jagati 2 Taaveti kuningriik Sekemis. Sündmus, mis nõrgestas juudi rahva üksust. Kuigi Sekem on koht, mis omab keskset rolli Joosepi ebaõnnes, ei ole see nii ülejäänud juutide puhul. Sekem on ka koht, kus Yeshua bin Nun sõlmis kogu juudi rahvaga kokkuleppe Toora ja Jumala käskude täitmiseks. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!